Tere tulemast Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru infoseminarile. Kell on 1, alustame ja need, kes liituvad, kui nad seda saavad teha. Kõigepealt ütlen, et me salvestame tänase infoseminari, et ka teised, kes täna osaleda ei saa, saaksid seda kodulehelt pärast järgi vaadata. Oma küsimused saate esitada nii chatis kui ka lõpus. Ning kõik materjalid on pärast infoseminari mõne päeva jooksul ka meie kodulehel olemas ja üleval. Ning lähme edasi. Tänane ajakava. Mina tutvustan kõigepealt taotlusvooru tingimusi, siis räägib meile oma eelmise aasta projektikogemusest MTÜ Montessori Haridus Haapsalus. Sandra on täna meil selleks siin. Siis pärast seda kuskil 10 minutit tutvustab meie KÜSK-i IT-juht uut veebisüsteemi, siis toetuste menetlemise infosüsteemi, kus sellel aastal meie taotlusvoorude taotlemine käib. Ning pärast seda annab ülevaate taotlusvormidest meil Vabaühenduste konsultante Kadri Pau. Ning lõpuks räägime ka arenguekspert Aune Lillemetsaga, kes siis räägib oma tähelepanekuid koostööst, oma tähelepanekuid arengueksperdina tööst. Ning lõpuks saame vaadata üle ka küsimused. Alustame algusest, ehk siis mis on selle taotlusvooru eesmärk. Ja selleks on vabaühendused, kes oma arengut ja tegevusi analüüsivad ning kavandavad. Ning toetatakse ühingut arenguvajaduste analüüsimisel ja kas arenguhüppeks või teenuste ja toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi ja avalikes huvides eesmärke. Siin on ka ekraanil toodud mõned näited, milleks võib näiteks toetust küsida. Ning projekti tulemusena peab vähemalt 1 2 valmis saama, kas tegevuskava või äriplaan. Ning väga oluline, kui te nüüd seda projekti kirjutate, on mõelda selle peale, et te peate kaasama nende tegevuste jaoks oma sihtrühma kindlasti ning kõiki seotud osapooli, et see lõpptulem peaks valmima koosloomes. Ning selle täpsema kaasamisplaanide saate lahti kirjutada taotluses. Tegevuskava puhul meil on nüüd võrreldes eelmise aasta tingimustega mõned muudatused toodud ja need ma jätsin nüüd siin sinisega, et oleks kohe kergesti märgatav. Me täpsustasime tegevuskava puhul nüüd seda aega, mis ajaks see peaks vähemalt tehtud olema ning mida tegevuskava peaks minimaalselt sisaldama, kuna need tegevuskavad, mida me projektiperioodi lõpus saame, on väga erinevad. Ning eesmärke konkreetsemalt paika pannes oleks hea mõelda ka need mõjuhindamise indikaatorid, et kuidas te eesmärgini jõudmist mõõdate, mis on eesmärgini jõudes muutunud. Ning need mõjuindikaatorid on head sellepärast, et nad aitavad teie ühingul sihte seada konkreetsemalt ning nende sihtide tulemuslikkust hinnata. Tegevuskava aitab ka sisukamaks muuta see, et kui te olete nendele eesmärkidele ja tegevustele ka vastutajad taha pannud, et kes millega tegelema hakkab ja milliste inimressurssidel selle tegevuskava koostamiseks vaja läheb. Ning võimaluse korral on hea välja tuua ka võimalike planeeritud ressursside kasutamise, mis aitab läbi mõelda eesmärkideni jõudmise. Et kust tulevad ja kuidas leida vajalikud vahendid, inimesed, koostööpartnerid. Ning nõuandeid selle tegevuskava koostamiseks leiab ka MTÜ abi kodulehelt ja siin on ka link välja toodud, kus on lühike näidis selle tegevuskava kohta ka välja toodud. Aga need punktid, mis meie siin tingimustes oleme välja toonud, et need kindlasti peaksid tegevuskavas sees olema. Ning teiseks võimalikuks tulemiks on äriplaan, et see on peaks valmima kui olete plaaninud toodete või teenuste pakkumist alustada. Ning äriplaani osas me midagi otseselt muutnud ei ole,
ning äriplaani kohta leiab ka nõuandeid samamoodi sealt MTÜ Abi kodulehelt. Nüüd sellest osas räägib Kadri Pau, meie vabaühenduste konsultant, hiljem lähemalt, kuid ma lihtsalt märgin siin ära, et taotlusvormis siis me ootame, et te olete lahti kirjutanud oma vabaühenduse senise tegevuse, tulemuste ning mõju ja siis ka põhjenduse, et miks te seda arenguhüpet ettevalmistavat projekti kirjutama hakkate. Nüüd infoks nii palju, et eile panime KÜSK-i kodulehele üles ka selle taotlusvormi PDF-ina, näidisena, kuna meie infosüsteemis taotlemine, see algus on natuke veninud ja te saate selle taotlusvormiga tutvuda ja siis juba hakata oma plaane tegema, kuid kindlasti panen siis südamele selle, et sellel aastal me e-maili teel vastu ei võta taotluseid, vaid kõik käib läbi selle infosüsteemi. Ning lisaks siis sellele taotlusvormile, mida te täitma peate taotlemiseks, siis üks väga oluline inimene, keda te peate kindlasti kaasama, on arenguekspert, et tema kaasamine on kohustuslik ning valik, kelle te endale arengueksperdiks võtate, on teil endal, et me ei määra siin või ei ütle, millist arengueksperti te võtma peate. Abiks on nimekiri KÜSK-i kodulehel, et seal, kui ei oska kohe ise mõelda, kes võiks arenguekspert olla, siis võib sealt vaadata. Tema roll tuleb siis esitada konkreetsetena tegevustena taotlusvormis ning nüüd juba eelmisel aastal sai tingimustesse see muudatus, et me aruandega koos ootame siis ka arengueksperdi antud hinnangut valminud tegevuskavale või äriplaanile. Ning selle aasta täienduseks on see, et see vabas vormis hinnang peab siis olema ka arengueksperti poolt digiallkirjastatud. Et võib-olla see täiendus märkusena tuleb sellest, et me saime koos aruandega väga erineval kujul neid arenguekspertide hinnanguid, alates e-mailist kuni siis Wordi dokumendina, kus on ainult üks lause ja kus ei ole ka koostaja nime, et me loodame, et see digiallkirjastamine siis paneb inimest rohkem mõtlema, mida ta sinna hinnangusse kirjutab. Ning kes saab toetust taotleda? Ühing, kes siis tegutseb avalikes huvides, peab olema Eesti äriregistrisse kantud vähemalt 1 aasta ning tal ei tohiks siis olla taotlemisel käimas ühtegi arenguhüpet ettevalmistavat ega arenguhüppe projekti. Ning muudatus võrreldes eelmise aastaga on see, et kui me siiamaani oleme soovinud, et vabaühenduse kodulehel või siis Facebookis oleks ka põhikiri, viimase 2 majandusaasta aruanded ning juhatuse liikmed, siis seoses muudatusega, et äriregistris on see info nüüd tasuta kättesaadav, me enam ei nõua neid, et need oleksid teil kodulehel. Ainuke asi, mida me kindlasti tahame, et teil oleks kodulehel jätkuvalt, on siis viide taotleja eetilistele põhimõtetele. Ja siin võib viidata ka siis näiteks vabaühenduste eetikakoodeksile, et kui teil ei ole oma selliseid konkreetseid põhimõtteid eraldi välja töötatud. Et selle leiate siis heakodanik.ee kodulehelt. Aga see viide siis sellele eetikakoodeksile peaks kindlasti olema nagu teie veebilehel, et ei saa panna siia lingiks vabaühenduste eetikakoodeksit heakodanik.ee lehel, vaid see viide siis sinna peaks olema teie enda kodulehel olemas. Toetuse summa ja kulud osas ei ole midagi muutunud võrreldes eelmise aastaga, et toetust saab küsida kuni 4000 eurot, oma finantseeringu nõuet ei ole, eraldi eelarvevormi ei ole ning abikõlblikud on siis kõik kulud, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Ning jätkuvalt on siis võimalus teil ka 15% ulatuses eelarvest planeerida üld- ja arenduskuludeks. Ja need siis ei pea olema otseselt projekti eesmärgiga tegevustega seotud ja nende sisu ei pea KÜSK-ile kirjeldama. Eelarve osas me küll siis ootame, kuigi see eelarve on suhteliselt lihtne, et siis me ootame ikkagi kalkulatsiooni koos põhjendustega, et siis hindajad saaksid mõista, et need
et see kalkulatsioon siis on vajalik ja põhjendatud. Taotluste esitamine, tähtaeg on 3. veebruar kell 15.00. Abikõlblikkuse periood on ka sama 1. aprill kuni 31. juuli 2023. Muutunud siis on nüüd see, et toetusi taotleme me toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu. Et soovitan, nii kui me selle taotlusvormi sinna nüüd üles saame, kohe minna selle süsteemiga tuttuma, et ärge kindlasti jätke seda viimasele päevale või viimastele tundidele, et tehniliselt võib seal tekkida võib-olla mingeid probleeme, millele kohe siis lahendust ei saa. Ning seda infosüsteemi siis mõne aja pärast ka Henri teile tutvustab. Et me väga loodame, et see taotlemine saab olema avatud järgmise nädala alguses, aga me anname sellest oma uudistekanalitest teada, et praegu kahjuks ei oska veel kuupäeva öelda. Ning mis saab peale taotluse esitamist, et 10 päeva jooksul siis toimub nii-öelda tehniline kontroll, kus vaadatakse, et taotleja vastab tingimustele. Ning pärast seda lähevad taotlused edasi sisuliste hindamisse, kus siis KÜSK-i hindajate kogu 3 liiget, siis igat taotlust hindab 3 liiget ning lõpuks tuleb sellest siis pingerida keskmiste hinnete alusel. Ja lävend, mille teie taotlust peaks kindlasti ületama, et oleks võimalik toetust saada, on 70 punkti. Ning toetuse otsused teavitame märtsi lõpus ning siis see toetus makstakse teile välja peale otsuste väljakuulutamist ja lepingu sõlmimist siis täies mahus. Toon sellel korral välja ka toetuse saaja kohustused, et on sellised mõned murekohad, mis on nüüd näiteks, mis on eelmise aasta taotlejate puhul olnud asjad, millega on olnud probleem, et üks on see, et KÜSK ootab, et te avalikustaksite siis oma kodulehele projekti nime, eesmärgid, toetussumma ning siis info olulisemate tegevuste ja tulemuste kohta. Et täiendasime tingimusi sellel aastal selles osas, et panime paika ka kuupäeva, mis ajaks me ootame, et te olete seda teinud. Ning siis lisaks sellele sõnalisele infole siis ootame, et ka viitate KÜSK-ile kui toetuse andjale, et ka siis meie logo kaudu, et logod on leitavad meie kodulehel, kui lähete taotlejale alla ja lähete sinna kõige lõppu. Ning kindlasti panen südamele ka selle, et kui te olete toetust saanud ja kui tekib mingeid probleeme, siis võtke minuga kohe ühendust. Et see kehtib muudatustest meeskonnas, kontaktandmetes kuni siis tegevuskava ja eelarveni välja. Ning väga oluline on meelde jätta see, et kui te tahate pikendada oma projekti perioodi teil väga mõjuvatel põhjustel, siis te peaksite tegema seda mitte hiljem kui 10 päeva enne projekti lõputaotlust, sest muidu me siis vastavalt tingimustele ei saa seda pikendustaotlust kahjuks isegi mitte menetlema hakata. Nii, natuke kohustusi on veel, et KÜSK-il siis on KÜSK-i töötajatel on siis õigus tulla teie projekti tegemisi kontrollima igal ajal, vaadata, kuidas te tegutsete, kuidas tulemuste saavutamine läheb ja siis ka teie dokumentatsiooni. Et me muidugi alati teavitame sellest ette ja lepime teiega kokku. Viimasel aastal me oleme ka päris mitmel kohakülastusel käinud, mitte nüüd niimoodi nagu kontrollimas, vaid lihtsalt selleks, et paberil kirjutate siis päriseluga enda jaoks kokku viia, et kuidas te siis päriselt toimetate ja minu meelest need on olnud väga meeleolukad kohtumised. Ja enamasti me teeme ka lühikese intervjuu ja väikese video, mille me siis ka alati KÜSK-i kodulehele üles paneme, et neid te saate ka uudiste ajaloost KÜSK-i kodulehel leida, kui tahate järgi vaadata. Ning lõpuks, kui projekt on läbi, siis 15. augustiks ootame teie projekti aruandeid koos siis nõutud lisadega. Ja need lisad siis on kas siis valminud tegevuskava või äriplaan ning siis arengueksperti antud hinnang sellele.
ning kogu siis taotlusvooru info on üleval meil KÜSK-i kodulehel, et soovitan sellega kindlasti seal tutvuda. Sealt leiate ka minu kui taotlusvooru koordinaatori kontaktid ning kindlasti soovitame pöörduda siis vabaühenduste konsultantide poole, et igas maakonnas on neid vähemalt üks. Ja samamoodi, et alustage sellega võimalikult varakult, et ärge jätke seda viimaste nädalate peale, kui tõenäosus, et konsultant seda teie soovil jõuab läbi vaadata ja tagasisidet anda on juba päris väike. Aga mina praegu lõpetan, et edasine kava on siis, et Sandra Montessori haridus Haapsalust räägib, kuidas neil nüüd eelmisel arenguõpet ettevalmistavas taotlusvoorus läks ja pärast seda jätkab siis Henri, kes tutvustab toetuste menetlemise infosüsteemi. Tervist, mina olen Sandra Paškov MTÜ-st Montessori haridus Haapsalust ja eelmine aasta oli meil siis selline õnn, et saime KÜSK-ist toetust. Ja mina olen siis organisatsioonis selline asjaajamise poole peal. Me oleme üsna värske MTÜ, alustasime oma tegevust alles 2021. aasta alguses, kui meie MTÜ eestvedaja alustas Montessori pedagoogikast inspireeritud mängurühmadega beebidele ja väikelastele. Et meie kogu organisatsiooni selline suurem eesmärk ongi siis Läänemaal Montessori pedagoogikat edendada ja lapsevanemaid harida sel teemal. Ja miks me üldse seda toetust hakkasime taotlema? Sellepärast, et meie organisatsiooni areng on olnud väga kiire, et nendes mängurühmades tutvunud lapsevanemad väga kiiresti arenesid väga vahvaks kogukonnaks ja kogukonnast tuligi selline tugev soov teha asja natukene tõsisemalt. Meie esimene selline suurem eesmärk on areneda hoiuks, mis siis põhineb Montessori pedagoogikal. Ja seetõttu siis KÜSK-i taotlusvooru nägimegi suurepärase võimalusena, et äriplaan endale koostada, natukene selgemas vormingus edasi liikuda. Ja siis hakkasimegi arengueksperti valima. Esimene selline meeldiv mulje jäi meie arengueksperdist Aune Lillemetsast, kes ka hiljem räägib, sest ta oli ka eelmine aasta infopäeval, rääkis sellest taotlusvoorust ja lähemal uurimisel ja suhtlemisel selgus selline huvitav ja väga hea kokkusattumus, et ka tema on Eesti Montessori ühingu liige, mistõttu sellised väärtuspõhised kokkulangevused olid ilmselged. Ja samas oli tal ka kogemus hoiuteenust pakkuva organisatsiooni äriplaani koostamises. Et siis suhtlesime Aunega ja saimegi koostöö kokkuleppe. Et see oligi nagu põhiline meie jaoks, et selline väärtuspõhine kokkulangevus oleks ka arengueksperdiga olemas, et see kindlasti hõlbustab koostööd. Ja loomulikult koostöö sujuski suurepäraselt. Ja Aune suunas meid väga oskuslikult. See oligi tegelikult kogu meie sellise arenguhüppe üks põhilisi asju tegelikult, et selline väljast vaataja professionaalne pilk oskas meie kogukonna vestlusi suunata, et kuna me oleme üsna värske organisatsioon, et siis oli veel pidamata kõik sellised väga tähtsad vestlused, et mis suunas me edasi liigume ja täpselt selline vorming, kõik väärtused ja eesmärgid. Ja Aune oskas väga hästi meid suunata nendes vestlustes. Ja nagu ma ütlesin, et meie koostasime siis äriplaani, sellepärast, et meil on plaan avada ametlik hoid ja seetõttu just äriplaan, mille üks osa oli ka finantsprognoosid ja üleüldine finantsplaan.
väga suur abi loomulikult oli siis, vaatasime oma kulud ja tulud üle, mis muutis nagu palju realistlikumaks kogu selle plaani. Aga lisaks selle äriplaani koostamisele, mis oli ilmselgelt suurim osa sellest kogu projektist, aga me planeerisime ka 4 sellist külaskäiku üle Eesti lastehoidudesse, mis on saanud just alguse sellisest kogukondlikust initsiatiivist. Et neil nendelt õppida siis võib-olla vigu, mida nad on teinud ja võib-olla õnnestub meil neid vältida, aga eelkõige inspiratsiooni saamiseks. Ja väga äge käik oli näiteks Tartu õuelasteaeda, kes teevad tõsiselt lahedat asja ja tänu neile saime nagu sellist julgust juurde, et kui meie loodame, et kui meie hoid avaneb, et siis planeerime ka niimoodi, et lisaks tavapärastele õues käimistele on siis üks kord nädalas terve päev on välitingimustes. Ja siis käisime veel ka Hiiumaa vabakoolis, mis on ka üsna värske ettevõtmine. Neil on seal nii lasteaed kui algkool ja kuna ka meil kunagine eesmärk on avada Haapsalus Montessori kooliklass, et siis saime ka selles osas ideid, et mis suunas mõelda ja millega arvestada. Et selles mõttes jah, väga äge projekt oli, see oli küll väga lühike aeg ja nagu ikka sellisele suveperioodile langeb, kus on kõigil väga palju tegemist. Aga mul on väga hea meel, et meil oli kogu projektis nagu selline sisuline vaimne töö, mis on siis äriplaani kirjutamine kui ka siis oma kogukonnaga koos külaskäigud, mis nii vaimselt kui füüsiliselt väga lähendas meid, et saime koos autosõitudel plaane paika panna ja kõvasti inspiratsiooni koguda teistelt hoidudelt, kes on sarnase asja läbi teinud. Et jah, soovin kõigile edu ja kui on mingeid küsimusi, siis vastan hea meelega, aga küsimuste küsimine vist oli lõpupoole. Aitäh, Sandra. Kui on nüüd kellelgi kohe Sandrale küsimusi, siis võib seda arvan praegu teha ka. Aga kui ei ole ja tekivad, siis saate seda lõpus teha. Aga jätkame siis Henriga, kes tutvustab meile seda uut infosüsteemi. Nii. Tere! Mina olen siis Henri ja näitan siis natukene seda infosüsteemi, kus taotlemine käib. Väikse ääremärkusena märgin ära, et tegemist hetkel, mida ma näitan, on testsüsteem, nii et see, mida te näete, ei ole veel päris süsteemis üleval. Ehk siis see taotlusvorm iseenesest arendaja alles triigib veel viimaseid kortse välja ja loodetavasti siis lähitööpäevadel jõuab siis asi nii kaugele, et saab selle vooru ka taotlemiseks avada siin keskkonnas. Aadressi, kuhu te sisse logima peate, leiate meie kodulehelt üles. Siin infopäeval on ka seda juba mitmes kohas olnud nii lingina kui mainituna. toetused.kul.ee. See on Kultuuriministeeriumi poolt hallatav keskkond. Muidugi, kui teil on mingisuguseid taotlemisega seotud probleeme, siis nende puhul saab ehk Kerstin vastata. Kui on tehnilisemad küsimused, siis saab pöörduda kas e-mailitsi minu poole või siis on seal lehel üleval ka muud kontaktid, ehk siis kes on nii-öelda kõrgemate õigustega, kes saavad aidata näiteks, kui taotlus lihtsalt ei avane. Nii. Kui te olete sinna süsteemi sisse loginud, siis umbes selline vaade peaks teile esmapilgul avanema. Teil on siin vasakul on erinevad taotlusvoorud, taotlused, aruanded ja esindusõigused. Siin keskel on kõik need taotlused, mida te olete
alustanud ja see vaade siin oleneb sellest, kellena te olete sisse loginud, et siin süsteemis on võimalik olla erinevate organisatsioonide esindaja, on võimalik olla eraisik ja saab olla ka erinevates rollides organisatsioonides. Üldiselt peaks piisama sellest, et teid on määratud esindusõiguslikuks isikuks organisatsiooni esindaja poolt. Selle jaoks peaks siis organisatsiooni esindaja korra sisse logima siia süsteemi. Seda saab siis teha ka Smart ID-ga või ID-kaardiga või mobiil-ID-ga. Ja siit esindusõiguste alt peaks siis üles otsima teid ja määrama siit SEO isik nupust teid sinna selle organisatsiooni esindajaks, mille juht või esindusõiguslik isik tema juba on. Selleks, et tema saaks teid lisada sinna, siis teie peate ka olema korra vähemalt siia süsteemi sisse loginud. Kui teid ei ole kordagi siin süsteemis kohatud, siis süsteem ei oska teid pakkuda ega siduda. Kui see on tehtud, siis võtate taotlusvoorud ja otsite, kus võiks olla Vabaühenduste 2023. aasta arenguhüppe taotlusvoor. On olemas ka otsing, kus võite panna lihtsalt näiteks arenguhüpp, hüppotsingusse või mis iganes sektsioon sellest veel on ja ta otsib selle automaatselt välja. Peaks tulema ainult üks tulemus sel juhul. Ja siin lõpus on 2 nuppu, on vaata tingimusi ja koosta taotlus. Tegelikult neil vahet ei ole, mõlemad avavad täpselt samasuguse akna, mis siis kordab üle, mis asutusega on tegemist, mis valdkonnaga on tegemist, mis on taotlusvooru nimi, millal on esitamise tähtaeg. Lisaks on ka veel lühikokkuvõtte eesmärkidest ja tingimuste fail tuleb ka siia tingimuste juurde. Praegu meil ühtegi vooru ei ole, kus oleks mitu erinevat taotlusvormu, nii et peate lihtsalt valima selle variandi, mis siin on, ehk siis praegu on Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvorm. Panete siia linnukese ja vajutate koosta taotlus. See siis hetke laeb ja viib järgmisesse aknasse, kus siis vastavalt sellele organisatsioonile, mis te olete valinud, täidab ära paar üksikut välja, registrikood ja taotlev ühing ja siis saab asuda taotlust täitma. Kõik küsimused on kohustuslikud. Kui te jätate mõne täitmata, siis esitada ei saa. Saab alati salvestada. Salvestamise nupp on siin all vasakul olemas ja süsteem salvestab ka automaatselt iga lühikese intervalli tagant. Aga kindluse mõttes on alati hea vajuta salvesta, et näiteks kui teil internetiühendus vahepeal ära katkeb, siis automaatsalvestus ei tööta, aga see salvestamise nupp, see vähemalt ütleb, et internetti ei ole, et siis te teate, et teie tegevus ei ole salvestunud. Midagi väga keerulist siin ei ole. Saate väljasid täita nii, nagu nad tulevad. Saate jätta pooleli, tulla millal iganes tagasi. Te saate ka teha niimoodi, et täidate osaliselt või täielikult ära, esitate taotluse ja siis mõtlete, et sooviks midagi veel muuta enne tähtaega, siis te saate selle taotluse tagasi võtta, muuta, mida te soovite muuta ja uuesti esitada, aga seda saab teha ainult enne tähtaja kukkumist. Kui kuskil on mingisugune nihukene tabel, kus on lisarida, siis neid ridu te saate lisada täpselt nii palju, kui teil on tarvis. Kui on mõni rida üleliigne, siis siin on lõpus kenasti selline punane X, millest saab neid ära kustutada. Kui mõnes lahtris tundub, et tahaks rohkem näha, mis on kirjas, näete siin nagu lähevad asjad peitu, siis nendes tabeli omades saab osades ruutudes tirida neid suuremaks ja te näete ülevaatlikumalt, mis teil on kirjas. Siin taotlusvormis on veel lõpus on mingisugused kinnitused, nendele panete kas jah või ei, valida saab ainult ühe variandi. Kui on see küsimus, et kas osalesid infopäeval või vaatasid salvestust, siis teie, kes te olete siin koha peal, võite vajutada jah, osalesin infopäeval
ja kõik, kes niisama vaatavad salvestust, pange vaadake salvestust. See on lihtsalt meile endale infoks, et mis skaal on, et kui paljud inimesed vaatavad infopäevasid, kui vähesed ei vaata salvestust ja kui paljud osalevad infopäevadel. Ja siin lõpus on muud nihukesed meile endale olulised asjad ka, et näete, et siin tuleb selline sektsioon KÜSK-i statistika küsimustik. See ei ole küll nii-öelda sisuline pool, kus oleks väga midagi, mis oleks hindamisel, aga siiski peate selle ka täitma ära, et meie saaksime enda tööd tulevikus paremini teha. Te saate iga kell vajutada kontrolli taotlusnuppu ja siis kõik väljad, mis on kas valesti täidetud või arusaamatult täidetud süsteemi jaoks, lähevad punaseks ja tuleb selline teavitus ka, mis üldiselt ütleb ära, milles on probleem, kas on kohustuslik või kuskil on mingi väärtus vale. Üldiselt on lihtsalt see, et on midagi jäänud täitmata. Välja tooks veel selle ka, et osadel väljadel on tähemärkide pikkus. Ja see jooksvalt väheneb. Et te näete, kui palju on neid tähemärke järgi. Üle tähemärkide arvu ei saa kirjutada. Kirjutada saab, aga ta ei lase esitada seda taotlust. Et proovige siis nendest pikkustest kinni pidada ja see ei ole nagu eesmärk omaette, et see pikkus täiesti täis kirjutada. Pigem on hea, kui on lühikene, konkreetne ja mitte kordav, kui see, et nüüd on kõik 2000 tähemärki täpselt ära täidetud. Ja ega ma vist väga palju ei oskagi veel rääkida. Lõpus on see, et vajutate kontrolli taotlus, kui kõik on roheline, siis vajutate igaks juhuks salvesta, vajutate tagasi esitama ja ta paneb teile siia niisuguse kokkuvõtva veel vaate. Kui on vaja kellegi kolmanda osapoolega seda taotlust veel jagada, siis siit aknast on see taotluse PDF. Saate kogu selle info, mida te esitama hakkate, alla laadida ja jagada siis kellega soovite põhimõtteliselt. Et see on puhtalt teie enda jaoks. Ja praegu siin ma ilmselt ei saa seda küll teha, aga siin on lõpus on veel uuesti kontrolli ja esita taotlus. Vajutate siia ja siis taotlus on esitatud. Praegu, kui ma vajutan seda, siis ta annab väga palju veateateid, et mis kõik on puudu ja valesti, aga seda saab siis alati täiendada. Nii, kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi tekkinud, mida ma saaksin praegu täpsustada? Meil on chatis kaks küsimust. Üks on selle kohta, et kas saab anda õigusi taotluse muutmiseks ka neile isikutele, kellel ei ole õigust taotluse esitamiseks. Hea küsimus. Sellest on juttu olnud, et saaks seda taotlusvormi nii-öelda käest kätte liigutada, et jagada nii-öelda ühe inimese kätte ja siis teise inimese kätte. Praegu mina ei ole teadlik, et selline funktsioon oleks selles süsteemis võimalik. Ja teine küsimus on selle kohta, et kas on võimalik teha märkusi või kommentaare nii, nagu näiteks Google Docsis saab teha, et kui on mitu koostajat, et siis saab neid ettepanekuid nagu kommentaaridena lisada. Ei, kommentaaride funktsiooni sellel süsteemil ka hetkel ei ole. Kas on nüüd selle kohta veel küsimusi või lähme praegu edasi? Aga kui küsimusi ei ole, siis anname sõna Kadri Paule, kes tutvustab taotlusvormis siis vabaühenduste konsultandi rollis. Ja, tere ka minu poolt ja sealt siis mina jätkan, kus Henri tegelikult mõnes mõttes lõpetas, et ta näitas seda süsteemi ja olen siis Kadri Pau, olen Tartu ärinõuande mittetulundusühenduste konsultant ja natukene, kes on need mittetulundusühenduste konsultandid, räägin peale seda, kui olen seda taotlusvormi tutvustanud. Et selles mõttes jah, see süsteem, mida Henri praegu
põgusalt näitas, et see on tegelikult selline tehniline keskkond, kus saab esitada selle taotluse. Aga nii nagu Tarmo seal oma kommentaaris või küsimuses välja tõi, et sageli me tegelikult tahame seda projekti kui sellist ju vaadata organisatsiooni seest mitme inimese poolt, et kuidas seda projekti planeerida. Et ega siin selles mõttes mingit väga head lahendust ei ole, kui tuleb jälle sellesse vanasse vormi tagasi minna, et Google Drive'i ja Google Docsi dokumendid, mida siin üksteisele saab jagada ja seal siis projekti taotlus kokku panna, projekti tegevused kõik ilusti läbi mõelda ja see sisestamise etapp, et see on ju tegelikult selline, mis jääb sinna viimasesse lõppu, et kes siin on praegu mures selles osas, et kui Kerstin ka ütles, et kui tuleb see teade KÜSK-i poolt, et see keskkond on nüüd taotlemiseks avatud, et minge ja vaadake sinna sisse, et siis jah, kindlasti soovitan ka siis esimesel võimalusel sinna minna, aga selles osas see kindlasti ei ole nüüd praegu mingi takistus, kui see keskkond ei ole avatud, et ei saaks hakata mõtlema selle projekti peale sisuliselt. Ja KÜSK-i kodulehel on samasugune vorm, mida mina täna siis ka siin tutvustan, PDF kujul üleval, et saab täpselt vaadata, et mis seal keskkonnas siis on vaja, mis on esitada tarvilik ja et mis tuleks läbi mõelda. Et jah, et ta ei ole küll seal selline, mida saab sealt täita, aga sealt saab need küsimused ikkagi välja võtta, mis on sellised pikemad ja mida on vaja eelnevalt läbi mõelda. Aga nendele, kes on võib-olla siin KÜSK-i taotlusvoorudega varasemalt kokku puutunud, et seesama arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor on ju tegelikult juba mitmeid aastaid, siis nende jaoks sisuliselt projekti, ütleme siis sellises põhikondikavas ei ole tegelikult midagi uut, et lihtsalt see keskkond on uus, aga see, millest lähtuda, need on tegelikult täpselt need samad. Ja alguses siis selline tehniline info tõesti, mida ka Henri ütles, et kui organisatsiooni poolt sinna sisse logida, siis mingid andmed saavad isegi automaatselt täidetud. Et minul on siis siin kõik tühjad lahtrid, et ühingu nime ei ole siin näha, tegevuspiirkond tuleb sealt menüüst valida, registrikood on tõenäoliselt täidetud ja sellised üldised andmed võib olla. Projektijuhi nimi, telefonid, kontaktaadressid, et need on sellised tavapärased asjad, mis siis ikkagi alati kirja panna tuleb. Nüüd Kerstin tegelikult rääkis juba natuke pikemalt ka sellest eetiliste põhimõtete järgimise mõttest, et siin ei ole oluline, et organisatsioonil endal oleks olemas selline eetiliste põhimõtete või eetikakoodeks või kuidas iganes seda organisatsiooni sees on nimetatud, et sobib ka siis Vabaühenduste Liidu poolt koostatud üldine Vabaühenduste eetikakoodeks, millele viidata siis oma kodulehel, et te jälgite seda, aga näiteks sotsiaalvaldkonna ühendused või ka mitmed teised ühendused on ise teinud enda organisatsioonile sellise läbimõtlemise ja kirjapaneku, et millised on need meie enda eetilise tegutsemise alused. Et siin siis lähtudagi sellest, et kui on oma organisatsiooni oma, saab siia konkreetselt selle veebilingi, organisatsiooni veebilingi panna. Kui ei, siis tuleb see kodulehele panna viide, et te jälgite seda Vabaühenduste Liidu eetikakoodeksit ja siia ikkagi seesama link, et kus on. Siis nagu Kerstin välja tõi, siis neid muid andmeid, mis tavapäraselt on olnud, et on vaja juurde panna, et kus ühingu põhikiri on kodulehel ja neid, et siis sellest korrast nüüd enam ei ole. Aga tahtsin juurde tuua selle majandusaasta aruande, et KÜSK siis on ka välja toonud, et majandusaasta aruanded peavad ühingul olema alati tähtaegselt esitatud, aga siin siis selles taotlusvoorus, kuna see on ju tegelikult siin alles veebruari alguses, siis siin on ikkagi jutt ka 2021. aasta majandusaasta aruandest, mis peab organisatsioonil olema esitatud, et KÜSK ei lähe, kui siin on võimalusi organisatsioonidel 6 kuud peale majandusaasta perioodi lõppu, ehk et kellel on tavapärane kalendriaasta ja majandusaasta periood lõppes siin
või 31. detsember 2022, siis 2022. aasta majandusaasta aruanne ei pea teil olema veebruari alguseks esitatud, et selle esitamise tähtaeg on teil jätkuvalt ikkagi siis juuni lõpp, nagu ta alati on olnud. Et siin on vahel aasta alguse taotlusvoorudes seda küsimust olnud, et milline majandusaasta aruanne peab olema esitatud. Siis pangakonto andmed, need on jälle sealt süsteemist, et kui vaadata seda kommentaari, siis et võib erineda taotleja nimest, kui taotleja on KOV-i asutus, et KOV-i asutus ei ole kuidagimoodi abikõlblik taotleja siin KÜSK-i taotlusvoorus, et lihtsalt võib-olla mingid kommentaarid on siin süsteemis, teile võivad ka silma jääda, et võib-olla ei ole asjakohased. Kui te tõesti kuidagi edasi ei saa minna ja jääb segadus, siis võib kas siis maakondlike arenduskeskuste konsultantide käest kommentaari küsida või KÜSK-i poolt, et mis see siis täpselt on, aga esimest korda ja loodame, et saame kõik ilusti hakkama. Üldised andmed ja nüüd me jõuamegi tegelikult siis sellesse projekti osasse ehk et see, mis tuleks teil läbi mõelda, kui te hakkate seda arenguhüppe ettevalmistamise taotlust koostama. Projekti nimi, see on nüüd ka selline, et selle võib jätta siin suht viimaseks täitmiseks, et või võite ka siia mingi oma sellise lühendi välja mõelda, et siin ei ole kindlasti see, et hindamisel seda nüüd keegi väga detailselt vaatama hakkab, aga mõistlik oleks, et projekti nimi oleks lühike, mõnes mõttes võib-olla ka lööv, aga samas annaks ka aimu sellest, mida te teete, et eks ta natukene selline trikiga koht siin on, aga päris kinni ei maksa siia kohe esialgu jääda. Siis projektiperiood, tõin selle siia välja, et see on siis 4 kuud, 1. aprill kuni 31. juuli ja pärast tegevuskava osas ka, et tuleb jälgida seda, et sõltub nüüd teie enda projekti ütleme tegevustest ja partneritest, et kuidas neid asju planeerida. Et natukene paha on, et see viimane kuu on ju tegelikult sügav puhkuste kuu, kui teie partner on näiteks kohalikus omavalitsus mingite allasutustega või midagi, mis on ju ka võimalik selle projekti raames, siis kindlasti neid tegevusi planeerides ka proovida arvestada nagu partnerite ajakavadega ka, et see juulikuu tavaliselt on siin, ütleme siis juba, kui on äriplaani kirjutamine või tegevuskava tegemine, et on juba selline viimistlemine ja lõppdokumentide koostamine, et pigem sellist kaasamist tehakse siis projekti esimestes kuudel. Projekti eesmärk, et siin on see KÜSK-i taotlusvormidest väga tuttav lause juba, et eesmärk siis sõnastada ühe lausega selgelt ja konkreetselt, et mis on siis see uus seisund, mis te projekti lõpus soovite, et organisatsioonil oleks. Ja siin on siis lisana välja toodud ka, et mida Kerstin ka tegelikult siis ütles, et projekti lõpus on siis vaja esitada kas tegevuskava või siis äriplaan koos finantsprognoosiga. Et siin siis kindlasti jälgida, et projekti eesmärk ei saa olla konkreetselt selle tegevuskava koostamine või äriplaani koostamine, et nii tegevuskava kui ka äriplaan on ju tegelikult vahendid millegi saavutamiseks, et läbi mõelda, et kuhu te tegelikult tahate läbi nende dokumentide või selle protsessi ka samamoodi jõuda, et mis on siis see uus olukord organisatsioonis selle juuli lõpuks, ja siit siis sõnastada see eesmärk. Et ma nüüd siin põgusalt jõudsin vaadata, et vististi, kui Henri tõi välja, et seal keskkonnas on need tähemärgi piirangud, siis kuidagi vist kas sinna eesmärgi osas ma võisin valesti märgata, kas seal oli 5000 tähemärki ja siis ma mõtlesin, et oi, et kindlasti, et ma võin öelda, et see teine KÜSK-i taotlusvoor, mis praegu käimas on see KÜSK-i või stipendiumi taotlusvoor, siis seal on projekti eesmärgide see tähemärgide arv ikkagi märgatavalt väiksem ja ma võin öelda, et see andis seal nii mõnelegi selge suuna kätte, kuidas see projekti eesmärk tuleb sõnastada ja mingisuguseid suuri romaane ja lõike siia ei saanud panna, aga ma saan aru, et siin on siis teisipidi, aga kindlasti jälgida ka seda ühte lauset ja seda konkreetsust, et siin ei ole vaja kirjutada seda tegevuste osa, et see koht, kus te saate kirjeldada projekti lühikokkuvõttena, et see jõuab ka kätte, aga see ei ole siis see konkreetne koht.
Siis ühingu eesmärgid, et kui te ikkagi lähtute sellest oma ühingust ja olete ju millegi nimel kunagi loodud ja kui te lõite, siis oli ju tõenäoliselt oli mingi probleem või kitsaskoht, mida te tahtsite kas valdkonnas või piirkonnas või kogukonnas lahendada ja siia siis natukene seda laiemat tausta juurde kirjeldada. Et ma ei tea, kui on tõesti selline valdkondlik ma ei tea, alkoholismiga tegelev ühing, siis tema saab siia vahel on juurde toodud mingit rahvatervise analüüse ja mingeid selliseid asju, aga seda jälle ka niimoodi nagu mõistlikul tasandil, et äriplaanide puhul ka vahel on need sellised, ütleme, laiemad makroanalüüsid, sellised maailmapõhised, mille puhul on nagu näha, et see ühing tegelikult nagu sinna kuidagimoodi nagu ei suhestu, et siin natukene siis jääda ikkagi jalgadega maa peale, aga tuua seda laiemat tausta, et kuidas siis teie organisatsioon läbi oma eesmärkide ühiskonnas näiteks mingit probleemi aitab lahendada. Ja et nüüd natuke konkreetsemaks saab minna, ongi see teave taotleja kohta, et siin te siis saate juurde tuua selle, milline teie ühing on, kui palju on liikmeid, kui palju on näiteks võib-olla partnerid, milline see võrgustik on ümber selle organisatsiooni ja siinkohal siis selline ääremärkus, mida ütleme, et veel aeg-ajalt taotlustes leiab, et ühingu liikmeskond on 0, et on 2 juhatuse liiget, et sellist asja tegelikult ei saa üheski mittetulundusühingus olla, et seda juba ütlevad ka MTÜ konsultantid teile, kui te selle taotlusega neile saadate, et mittetulundusühingus alati peab vähemalt 2 liiget olema, et 0-ni ei saa see asi siin kuidagi jõuda. Ja nende liikmete osas ka veel see tähelepanek, et oluline ei ole KÜSK-i vaates ka see, ja selle taotluse vaates, et see liikmete arv teil siin suur ja oleks ja keegi ei võrdle liikmete arvu, vaid oluline on see teie selline laiapõhjaline tegutsemine. 2 liikmega ühing võib ka sama hästi, kui tal on palju partnereid, tal on laiem võrgustik, samamoodi mõju saavutada ja muutust luua organisatsioonis, et pigem nagu need tegevused on olulised või ütleme, tegevuste mõju on oluline, mitte tegevused kui sellised. Ja mõju osas tahakski siia juurde tuua seda, et ühing peab siis välja tooma ka seda, et milline on siis ühingu tegevuse mõju selline, kuidas seni ja kuidas seda on mõõdetud, et siin kiputakse väga tihti loetlema üles erinevaid tegevusi. Aastast võib olla juba seal 2015 või 2001, kui on näiteks hästi vana organisatsiooniga tegemist. Et siin on pigem sellist analüüsi vaja juurde tuua, et mitte loetleda ainult üksnes tegevusi, mida ühing on teinud, kahtlemata on nad väga palju ressurssi, inimressurssi võtnud, eelkõige ajaressurssi, vabatahtlikke ja nii edasi, aga tuua ka välja see, et mis läbi nende tegevuste on siis muutunud, kas siis sihtrühma jaoks või ühiskonna jaoks, et selline laiem vaade, sest tegelikkuses meil võib olla mõni ühing, kelle eesmärk on mingisuguseid üritusi korraldada, aga pigem on ju mingi muu asi olnud, et me jõuame sinna ettepoole tagasi, kus oli ka küsimus, et palun kirjeldage, miks teie ühing kunagi loodud on, et mis see mõte teil oli. Siis jõuab sellele konkreetsema projekti juurde, et mis on siis see arenguvajadus, millega te antud projekti raames tegelete ja millest see vajadus on tingitud, et siin seda tausta siis lahti kirjutada, et kuidas te jõudsite selleni, millega te antud projekti raames siis rohkem tegelete. Ja tegevuskava, et nagu ma ütlesin, et on 4 kuud, juulikuu on tõenäoliselt selline võib-olla, kus enam väga palju partnereid ja inimesi juurde kaasata ei saa, et kui alustada ikkagi siin kohe 1. aprillist kavandada siin hoogsalt minekut, et nende pikkade projektidega on sageli nii, et see 1. kuu siis vaadatakse uuesti tegevuskava üle ja mõeldakse, kaasatakse inimesi, lepitakse tegevuskavad kokku, siis tegelikult selle arengu ettevalmistava taotlusvooru puhul siis väga selliseid tegevusi siia 1. kuusse väga palju saab panna paari nädala peale, aga terve kuu ma ei soovita nüüd mingiseks ettevalmistumiseks jälle planeerida, et pigem nagu kohe tegelema hakata ja tegutsema hakata. Ja sellest lähtuvalt ka need arengueksperdiga varasemad kokkulepped on olulised.
et ei peaks hakkama esimesel kuul neid läbirääkimisi pidama, et selle jaoks lihtsalt selle väikse projekti ajal ei ole aega. Ja samuti siis see peegeldus, et kui te olete need tegevused kirja pannud siin, nii nagu ka Henri seal tegelikult ju näitas, et saate vastavalt sellele, kui palju teil neid tegevusi on, neid lahtreid lisada, et keskkond seda kuidagimoodi ei piira. Et kui te olete need tegevused kirja saanud, siis tuua välja ka, et kuidas läbi mingi tegevuse te jõuate selle projekti eesmärgi saavutamisele lähemale. Ja kindlasti tuua ja seostada ja sidustada ära siia tegevuskavasse ka kõik see, mis on seotud arengueksperdiga. Et jah, siin ma kohe näitan, tuleb ka arengueksperdi osas eraldi lahter veel, aga et jookseks see seos nende tegevuste ja arengueksperdi panusega paremini välja, siis on mõistlik juba tegevuskava osas siin need asjad ära peegeldada, et siin on ka tegelikult ju välja toodud, et mida ja kus teete ka kellega koostöös, et see arengueksperdi osa siia juurde tuua. Siis projekti meeskond ja osapooled, et tuua siia, ma märkisin ära siia kollasega nimeliselt need, kes projekti raames tegutsevad, et siin on jälle selliseid erinevaid näiteid nendest projekti taotlustest tuua, kus vahel kirjutatakse, et liikmetega tegeleb meil liikmete juht, kommunikatsiooniga tegeleb kommunikatsioonijuht, projekti üldise juhtimisega projektijuht ja siis, kui jõuad sinna eelarve poole, kus on need numbrid ja kalkulatsioonid, siis sageli selgub, et kõik need erinevad rollid on ühele inimesele määratud, et vältida nagu seda segadust jälle, et kui palju siis tegelikult organisatsioonis inimesi on, kes selle projekti raames mingisuguseid kohustusi omavad, et siis see nimeliselt just, et mitte ainult nagu ütleme siis sellise rolli või ametikoha põhiselt, et kui on ikkagi kommunikatsioonijuht, siis kommunikatsiooniga tegelev inimene, siis temal on nimi Mari ja projektijuht on võib-olla siis sellel korral Jüri, et aga niimoodi need ikkagi siia lahti kirjutada, seda enam, et tõesti, kui ma ka välja toon, et see projekt on väga lühike ja hakata neid rolle siis organisatsiooni sees rääkima, kui te olete selle toetuse saanud, et siis tõenäoliselt ei pruugi nagu nii edukalt see projekt teil ellu viidud olla, kui tegelikult eeltöö oleks paremini tehtud. Siis arengueksperdi rolli osa ongi siin eraldi, tuleb siis veel lahti kirjutada, et keda te siis valisite ja kuidas te temani jõudsite, miks te nägite, et tema võiks olla teile abiks, et minu arvates siin see eelmine näide just Montessori ühingu poolt oligi väga hea, et just, et selline väärtustepõhine, et nad nagu tundsid, et väärtustepõhine nagu selline koostöö, pluss siis ütleme, et see Aune poolt siis see oskus, mis neil nagu vajaka oli, et seda juurde anda, aga see oli väga selline armas ja väga õige põhjendus, et valisime selle pärast, ja ma saan aru, et see koostöö oligi, kuna valik oli juba alguses õigesti läinud, siis koostöö oli ka väga hea. Ja jõuamegi selle projekti kulude kalkulatsioonideni, et jah, et tegemist on siis sellise mitte Exceli tabeliga, ja seal keskkonnas ka ei ole see automaatset arvutamisfunktsiooni, minu teada Henri ei olnud, eks ju, et lihtsalt tuleb numbrid sisestada. Et see on siis see koht, kus te peate ise ka natuke suuremat kontrolli omama, et 4000 eurot on küll selline summa, mis tõenäoliselt võib-olla enam-vähem hoomab ära ka, et kui kuskil mingi muudatus on tehtud, et kogu summat ka, siis kohe muuta, et aga tuleb siis ise endal käsitsi need eelarve kuluread kokku liita ja kokku siia see summa õigesti ära panna. Ja siin siis tõesti, nagu Kerstin välja tõi, et on võimalik see 15% üld- ja arenduskuludeks planeerida, et seda ei ole siin ka kuskil, et kes on varasemalt võib-olla harjunud KÜSK-i nende Exceli vormidega, siis seal oli eraldi rida olemas, et tuletas vähemalt meelde. Aga siis saab selle juurde arvestada. Ja Henri, sul on kohe midagi öelda? Ja, see tegelikult seal ei ole küll koheselt nähtav, aga vaat see sektsioon, kus ta kokku arvutab, see sektsioon küll tekib sinna, et nagu need summa-summarumid või selle kokkusumma paneb seal ikkagi automaatselt kokku, et neid käsitsi kokku arvutama õnneks ei pea. Okei, see oli väga hea täiendus, et ma ütlen, et kuna Henri näitas seda teist versiooni täna, siis meie ei ole ka sinna sisse saanud, et võib juhtuda, et ega me ka nagu kõiki täpselt ei teagi.
Nii, ja siis kalkulatsioonid, et nendega on alati see, et pigem need panna, kui jätta panemata. Et vahel on siin, ongi 2 rida umbes, et näiteks eelarvesse pandud, et näiteks arengueksperdi tasu on 2000 eurot, arenguseminaaride läbiviimise tasu on 2000 eurot, 4000 eurot on siis nagu projekti kogu eelarve ja kogu võimalik toetuse summa, aga mingisuguseid neid kalkulatsioone nagu juures ei ole ja siis ongi väga raske hinnata, et mida siis see taotleja tegelikult näiteks ütleme ka arengueksperdi käest saab, et kui palju sellist nõustamistunde selle 2000 euro sisse on nagu pandud või siis ütleme, et kui on need arenguseminarid, et kas see siis hõlmab ka näiteks ruumirenti, osalejate transporti või ühesõnaga mida nagu iganes, et selles mõttes pigem kirjutada siin natukene rohkem. Jah, ei ole vaja lahti kirjutada, et üks kohvipaus maksab seal 5 eurot ja teise seminari osast me teeme siis pika päeva ja meil on siis lõuna ka veel 10 eurot. Siis saab juba panna kogu selle toitlustuse seal ja ruumirendi nagu kuidagi ühele reale kokku ja niimoodi, aga natukene avada neid, sest vahel on ka tegevuskavast võib midagi aimata, et näiteks kui palju arengueksperdiga nagu kohtutakse, aga vahel on sinna ka jäänud väga selline üldine osa ja siis see on see, mis teile tegelikult pärast hindamisel taotlusele kitsaskohaks saab, et lihtsalt ei ole aru saada, mida te olete mõelnud, teil võis väga hea mõte olla. Keegi isegi ei ütle, et see halb mõte on, aga lihtsalt, et kui ma seda ei mõista, siis on see segadus. Henri, sul on käsi püsti veel, kas sa tahtsid uuesti midagi rääkida või sul jäi? Okay. Mul jäi. Ja. Siis, ja nüüd saabukski siis see koht, et kui te projekti selle eesmärgi pidite sõnastama ühe konkreetse lausega ja oli soov hirmsasti rohkem kirjutada, siis tegelikult see projekti lühikokkuvõte on siis see, kus te saate tuua selle välja, et mida te siis teete selle projekti raames ja siin on siis ka ikkagi 5 lauset, et jälgida, et nii nagu ka Henri ütles, et kuidagi ei ole nagu seda palvet või soovitust, et te tähemärgid maksimaalselt täis kirjutaksid, eriti eesmärgi puhul, kus oli 5000 tähemärki ja teiseks siis aga ikkagi need minimaalsed asjad, kus on nagu 5 lauset või 1 lause, et neid siis ikkagi nagu jälgida. Ja nüüd on siis need samad kinnitused, mis siin ka juba keskkonnas sai ära näidata, et tuleb jah või ei esitada seesama majandusaasta aruanne, millest ma juba rääkisin. Ja KÜSK-i statistika küsimustik, et siin ta on nagu veel eriti välja teistmoodi, et aga keskkonnas on ta ka seal taotlusvooru või taotlusvormi lõpus ja siin siis tõesti see tähelepanek, et see on lihtsalt KÜSK-ile statistika ja mõju hindamiseks. Ja see kuidagi ei mõjuta teie projekti hindamist või saadud hindepunkte või niimoodi, või projekti edukust, et need infopäevadel osalemised on vabatahtlikud, konsultantiga konsulteerimised on kõik vabatahtlikud ja samuti see, mis valdkonnas te tegutsete, et saate siit ära märkida, seal oli rippmenüüst siis see valik. Need on selles mõttes sarnased nendele taotlusvormidele, mis on varasemalt olnud, need valdkonnad siin saate lihtsalt teistmoodi natukene siis võtta ja ma saan aru, et piiratud on nüüd ka seda, et kui ennem oli siin valiti mitu valdkonda ja mitu seda, siis tegelikult nüüd peab natukene konkreetsemalt suutma ikkagi ära öelda, et mis valdkonnas te tegutsete või mis võimekusega te konkreetselt selle projekti raames tegutsete või tegelete. Ja natukene peate siis veel lahti tooma, et kuidas see aitab teil organisatsiooni eesmärke saavutada, et läbi mõelda. Ja olemegi jõudnud sellesse taotlusvormi lõppu, et kes on jah varasemalt neid arenguhüppe ettevalmistamise taotlusvorme vaadanud, siis midagi suurt ja uut küsimuste osas siin ei ole lisandunud, et saate nagu samamoodi edasi hakata mõtlema, et lihtsalt see keskkond on uus, kuhu te selle taotluse siis sisestate. Nii, selles osas on minu poolt kõik. Ma nüüd natukene räägiks sellest, kust kohast te abi saate ja siis võtaks kohe ka juurde need taotlusvormiga. Nii. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et pidin natuke rääkima ka sellest, et kuidas vabaühenduste konsultandi roll siin juures on, siis täpselt nii ongi, et nagu Kerstin ütles, et meil on igas maakonnas siis maakondlik arenduskeskus ja
vähemalt siis üks vabaühenduste või MTÜ konsultant, kuidas iganes seda, igas maakonnas on ka erinev selline rollinimetus ja need organisatsioonid on meil ka kõik erinevad, et ma panin siia slaidi peale kokku need, kes siis MAK võrgustikku ehk maakondlike arenduskeskuste võrgustikku kuuluvad, et see vabaühenduste konsultant on siis maakonnas olemas ja leiab teda siis tõesti, et näiteks meil on siis Tartu ärinõuandla, mis on vahel nagu selline natuke eksitav, mõnes maakonnas on arenduskeskus nimelt selgelt sees, et saate siis vaadata. Ja mis abi te siis maakondlikest arenduskeskustest saate, et vabaühendused on siis üks sihtrühm, kellega me tegeleme, aga samuti on meil ettevõtete nõustamine, koolinoortega ja koolidega tegelemine. Et selles mõttes need erinevad sihtrühmad jõuavad meie juurde maakonnast kokku. Aga konkreetselt siis vabaühendustele pakume me nõustamisteenust ja seda siis koordineerib KÜSK. Ehk et KÜSK-i juures on siis ka inimene, kes on vabaühenduste konsultantide koordinaator ja seda teenust siis rahastab Siseministeerium. Nii et kõik need teenused, mis ma siin teile välja praegu olen toonud, et need on siis tasuta ja meie juurde siis tõesti pöördutakse erinevate küsimustega alates sellest, et kui mul on üldse mõte, et kas hakkaks midagi tegema, ja isegi ei tea, kas näiteks osaühinguna või mittetulundusühinguna, et selline idee arutamine, kui on valitud, et mis juriidiline vorm jääb, siis saame siin asutamisest rääkida ja kui nüüd on vahepeal kõik need muud protsessid ka ära toimunud, et on see ühingu juhtimisega mingid küsimused olnud, saame nendele vastata. Tegevusvõimekuse kasvatamine, tõesti kõik sellised sama nagu siin tegevuskava koostamine selle projekti raames just oli jutuks või äriplaani tagasiside, kuidas mõelda seda ühingu tegevuste rahastamist ja planeerida seda finantspoolt, et need on need küsimused, millele me saame vastata. Ja samuti see projektitaotluste konsulteerimine, et see ongi siis seesama KÜSK-i arenguhüppe ettevalmistamise taotlusvooru taotlusi saame me siis konsulteerida ennem, kui te need esitate. Et nagu Henri seal välja tõi, siis on üks variant, kuidas meie käest tagasisidet küsida, on sealt keskkonnast teha see PDF-versioon. Teine variant on see, et kui te tõesti olete need põhiküsimused endale kas Google Drive'i ära sisestanud või Wordi vormis endale mis iganes töödokumendid teinud, et siis saate meile saata ja me saame teile tagasisidet anda, saame kohtumisi kokku leppida, et nii, kuidas teile endale kõige mugavam ja kõige sobivam on. Ja paraku ma pean ütlema, et kui need asjad on siin mõnes ühingus 5 aastaga tehtud, kõik need asjad, mis siin on välja toodud, mis organisatsiooni arengutsüklis ette tulevad, siis vahel me jõuame ka lõpetamiseni, et meie käest küsitakse ka seda, et kuidas see mittetulundusühenduse tegevus ära lõpetada. Ja lisaks on meil siis jah, tõesti erinevad need infopäevad, koolitusi mõningal määral saame korraldada ja on ka infokirjad siis, kus me maakonnaühendustele jagame erinevat vajalikku infot. Ja nii nagu Kerstin ütles, et ma tegelikult tõesti palun ja ma palun seda kõikide maakonna vabaühenduste konsultantide nimel, et juhul, kui teil on plaanis mingi projektitaotlus esitada, olgu see siis praegu kas see KÜSK-i arenguhüppe ettevalmistava taotlusvoor või siis sügisel arenguhüppe taotlusvoor või praegu on käimas ka stipendiumi, kogukonna eestvedaja stipendiumi konkursis viimasel või eelviimasel päeval taotluse saatmine sageli tegelikult on juba selline, et heal juhul, kui meiegi jõuame tagasisidet teile anda, mis on juba ka natuke küsitav, siis kas teie jõuate neid arvestada, neid ettepanekuid, mida me oleme võib-olla siin teinud ja näinud, et võiks teha. Et kui on ikkagi näha, et tahaksite ideed arutada, taotlus on mingil mustandi kujul kokku saanud, et siis juba natukene varem palume ühendust võtta. Ja kust siis leiab vajalikud kontaktid ja abi, et Kerstin ka juba mitu korda viitas, et KÜSK-i kodulehel on olemas, samuti on ka siis selline leht nagu mtüabi.ee, et siin vasakul alajaotuses on erinevad nõuanded veebis, pluss osas tulevad erinevad teemad lahti ja küsi nõu alajaotus, kui siit nüüd siis klõpsata, siis leiab kõikide maakonna arenduskeskuste, vabaühenduste konsultantide nimed ja kontaktid, et kuhu saab pöörduda. Ja siin on ka see asi, et
et kui te tunnete, et te tahate kuskile mujale maakonda pöörduda, ka nendes muudes küsimustes, mis ma siin eespool välja tõin, siis te ei pea tingimata oma maakonna vabaühenduste konsultandi poole pöörduma. Sageli lihtsalt maakonna konsultant teab seda kohalikku, võib-olla partnerid oskab paremini soovitada või kaasa mõelda, aga see ei ole selles mõttes meile range kohustus KÜSK-i poolt ette antud, et ainult oma maakonna konsultant saab oma maakonna ühendustega suhelda. Ja minu poolt siis tänan teid kaasa mõtlemast ja kuulamast, et edukat projekti taotlemist. Aitäh, Kadri. Kas praegu on kohe sellised pakilisi küsimusi Kadrile? Kui on, võib küsida ja kui veel vajab mõtlemist, siis saab seda lõpus teha peale seda, kui Aune on ka ära rääkinud. Aga anname siis Aune Lillemetsale sõna. Ja, tere. Mina olen Aune Lillemets, tegutsen eelkõige sotsiaalsete ettevõtete võrgustikuga koostöös ja nüüd on juba tegelikult üle 20 projekti, kus ma olen arengueksperti juures olnud. Kindlasti me ei saa rääkida kõigi arenguekspertide seisukohast, et eks me oleme erinevate taustade ja erinevate kogemustega, aga enda kogemuse põhjalt siis tahtsin mõnda asja välja tuua. Et kui me võtame selle projekti sellise tsükli, siis juba esimene küsimus tekib, et mis ajal selle arengueksperdiga ühendust võtta. Ja aeg-ajalt on kiusatus temaga ühendust võtta siis, kui kõik on juba täitsa valmis. Aga mina soovitaksin võimalikult varakult siiski ühendust võtta. Esiteks võib juhtuda see, et tahtjaid on mitu ja peab valima. Ja teiseks on see, et vähemalt mina olen alati pakkunud seda varianti, et ma loen seda taotlust ja me võime ka telefonis rääkida enne, et mis see täpne ootus on. Et ühelt poolt, et meil oleks ühine arusaam, et kas mina olen nagu see hea inimene sinna kaasata ja teisest küljest vahel ma olen ka lihtsalt kommenteerinud, kuna ma olen ise projekte teinud ja hinnanud, et siis vahel ma saan ka võib-olla soovitada, et mida seal veel lahti kirjutada rohkem. Ja on olnud ka juhtumid, kus me hakkasime arutama, tuleb üks konkreetne näide, et alguses neil oli plaanis äriplaani kirjutada, aga siis me rääkisime ja tuli välja, et tegelikult see ambitsioon, mis on nii väike, et tegelikult ei ole mõtet äriplaani hakata kirjutama ja nad jõudsid hoopis nagu tegevuskava tegemiseni ja võtsid nagu natuke teise valdkonna ja see täiesti muutus, et kuna oli ainult plaan paar klienti juurde leida ja nad ütlesid, et ei, tegelikult me ei laienda oma seda teenuse pakkumist oluliselt, et siis jõudsime selleni, et tegelikult ei ole hea hetke äriplaani koostamiseks. Et ühesõnaga vahel võib olla abi sellest, et kui arengueksperdiga enne arutada, et siis ta saab ka öelda, et kas see, mis te teha tahate, tundub nagu mõistlik plaan ja kas tema on just see inimene, kes võiks teid aidata. Nii, kui saabub siis see õnnis päev, et saate raha, saate teada, siis kindlasti võiks arengueksperdile sellest ka koheselt teada anda. Et aeg-ajalt ma lihtsalt vaatan neid, et ahaa, see sai, see ei saanud, aga ma ise ei ole veel midagi kuulnud. Et siis mida varem, kuna siin on ka mitu korda juttu olnud, et suvi tuleb ja nii edasi, et mida varem me saame ka oma kohtumised kokku leppida, et seda parem. Ja üldse on nagu hea kohe läbi rääkida need, mis siis päriselt tegema hakkame, sest see, kui rahastuse otsus tuleb, siis kuidagi nagu maailm muutub, et on vaja nagu vahel üle rääkida, et kas see veel üldse kehtib, mis me sinna kirjutasime, et võib-olla peaks natuke mudima. Aga et ja üldse saab ka alguses kohe läbi rääkida selle, et mis võib-olla on teie sellised ühingu nagu eripärad, et näiteks on olnud selliseid asju, et ühingul ongi hästi selline kollegiaalne otsustamine, et neil ongi vajadus nagu hästi mitmeid inimesi kaasata, et me ei saa teha, et oleks mingi juhatus otsustab midagi, et me peamegi hästi suure pundi kokku saama ja meil ongi vaja suurt üritust. Ja teistel juhtudel, näiteks kui me äriplaani teeme, et meil on mõtet nagu paari inimesega alguses kokku saada, mingid põhimõtted kirja panna ja siis teha selline laiendatud ringi kohtumine, kus kõik saavad oma arvamusi avaldada. Et see on näiteks üks asi, mida läbi arutada.
võib-olla on veel mingisugused nagu eripärad, mida peab ühingu puhul teadma, võib-olla teil on parasjagu mingi suur sisemine konflikt, mis segab teie nagu töö tegemist, siis ta oleks mul hea enne teada, mitte kohtumise käigus, kus ma saan aru, et siin on hoopis mingisugune asi nagu hõõgumas ja inimesed ei ole valmis keskenduma praegu äriplaanile, et siis on nagu väga raske seda olukorda nagu seal lahendama hakata, et parem on selliseid asju mul enne teada, siis me saame mõelda, kuidas see formaat on, kas enne ikkagi on vaja midagi neil omavahel enne ära lahendada ja siis me saame edasi liikuda, et kahjuks selliseid juhtumeid, need ei ole tagedused, aga on olnud, eks ju. Et eriti kuna mina olen eelkõige olnud äriplaanide, turundusplaanide tegemise juures, see on selline konkreetsem asi ja võib-olla lähebki natuke ladusamalt paar korda, kui me oleme teinud sellist strateegiat, arengukava, olen ma ka seal arengueksperdina juures olnud ja nendel on nagu teemade hulk on nii suur, et kuidas me selle otsustame, millele me keskendume ja kes peavad kaasa tulema, see on nagu veel keerulisem seal nagu need asjad kindlasti alguses, kui me saame hästi kokku lepitada, et siis ka asi edeneb tavaliselt paremini. Ja siis on veel see küsimus, et mis rollis te tahate, et see arenguekspert on? Et mina ise olen alati pakkunud seda varianti, et ma näiteks teen ise kokkuvõtted kohtumistest, et selle kirjaliku osa ma teen ise, see on nagu suur pudelikael, et inimestel on hästi kiire ja siis nagu see venivad. Mõnikord on vaja, et ma oleks see, kes neil on tohutut ideid ja ma oleks see, kes nagu konkreetselt korjab need välja, et ahah, nii, kas me nüüd otsustasime selle. Mõnikord on just vastupidi, et on vaja ideid juurde, et kas sa saaksid mingi ajurünnaku formaadi ette valmistada, et me need äriideed näiteks veel lahti arutaksime või kliendigrupid, et meil on seal ajurünnakut vaja. See on natuke erinev ja nagu, kui ma tean, mis see nagu vajadus on, siis mul on lihtsam. Et tavaliselt pärast esimest kohtumist ma saan selle tunnetuse kätte, aga projekt õnnestub paremini, kui need asjad nagu enne rääkida. Nii viimase ajal ma olen isegi pakkunud sellist asja, et me teeme eelkohtumise 1-2 nagu eestvedajaga, kus me siis räägime sellest nagu lähemalt. Et mis see täpselt, et mida nad tunnevad, et nad täna vajavad, et mis rollis ma peaksin olema, mis raskusi valmistab ja millele me näiteks ka äriplaani puhul peame rohkem keskenduma, et võib-olla on nagu kõik asjad läbi mõeldud, aga finantspool on nagu täiesti selline, et nad ei oska neid prognoose koostada. Okei, siis on lihtne, siis me saame sellele keskenduda. Aga võib-olla on vastupidi, et nagu kirjutamine pole raske, aga tegelikult on vaja mingit taustauuringut teha, et me ei ole üldse kindlad, kes meie kliendid on, et peaks sellele keskenduma, et need on nagu erinevad asjad. Ja mida rohkem me saame ette selle nagu läbi rääkida, seda lihtsam on mul ja seda nagu parem tulemus on lõppkokkuvõttes, et eks ma loomulikult katsun alati ka ise nagu kohanduda, vaadata, et kui mingi asi ei toimi, et siis teeme ümber, aga palju lihtsam on, kui kohe alguses räägime. Ja siis võib-olla üks asi veel, et kas arengueksperdiga pigem kohtuda üle veebi või näost näkku. Et mina olen pakkunud viimasel ajal välja, et vähemalt esimese kohtumise me kindlasti teeksime ikkagi näost näkku, kui vähegi võimalik on ja koroona lubab ja inimesed on Eestis ja nii edasi. Sest ma tõesti tunnen hästi suurt vahet sellega, et kui ma olen ühe korra päris elus näinud, eriti kui neid inimesi on seal rohkem kui 5, kes osalevad, et siis meil läheb nagu see töö hästi ladusalt. Aga kui see esimene kohtumine on ka veebis, siis kuidagi see inimestel nagu see äraharjumine ja koos nagu tööle hakkamine, et see kuidagi võtab rohkem aega ja võib-olla see kogemus kuidagi ei ole nii hea või meil on nagu inimestel raskem ennast väljendada, kiiremini tulemuseni jõudmine on ikkagi minu arust see esimene kohtumine näost näkku on hästi oluline olnud. Aga see võib ka sõltuda jälle, võib-olla see on ka kuidagi seotud sellega, kuidas mina neid asju teen, aga jah, et mulle siiamaani on kuidagi jäänud see tunne, et paar korda, kus me oleme esimese kohtumise teinud veebis, et see ei ole olnud võib-olla nii hea või on see läinud sellise üksteise tundmaõppimise peale rohkem ikkagi. Et see on nagu mõttekoht, aga eks sõltub, on ka olnud juhuseid, kus lihtsalt inimesed on üle maailma laiali ja me saame ka hakkama, et saab ka veebis. Nii, siis üks oluline asi on see, et kelle vastutada ikkagi on see, et projekt saab tehtud. Et suvi
juuli saabub, asjad on veel lappes, meil on veel vaja kohtuda, mingid asjad nihkuvad, vastuseid ei tule, et need on sellised rasked kohad, et ma ise olen pigem selline, kes alati ma pakun, et lepime varakult kohtumised kokku ja et ärme jäta viimasele kuule asju eriti ja nii. Aga noh, seal jälle tuleb nagu elu vahele ja nii edasi, aga et võib-olla kuidagi et sellega arvestada, et ikkagi eelkõige olete ju teie sellest projekti elluviimisest huvitatud, et minu jaoks on see natuke ebamugav olnud, kui nagu tekib siuke tunne, et nagu minu asi on see öelda, et nii, et millal me selle nagu lõpuni viime, et mina näen, et arenguekspert peaks olema professionaalne ja ka nagu motiveeritud, et see projekt saaks tehtud, aga ühing peaks ikkagi olema see, kes nagu tagab selle, et noh, nemad on ju, see on nende jaoks, et mina ei pea olema see, kes otsib taga inimeste suvel, et miks me ei kohtu või mida me siis ikkagi teeme selle, et õnneks ka neid juhtumeid on pigem olnud vähem, aga siiski paar korda on mul neid probleeme olnud, et mul on niisugune tunne, et lihtsalt tajub, et kes ühel juhul konkreetselt lihtsalt inimesed kadusid ära ja nagu oli tükk aega vaikus, et ma ei saanud enam aru, kas nad maksavad raha tagasi või no lõpuks ei lahendatud, aga noh, ühesõnaga see on nagu arengueksperdi jaoks üsna ebamugav olukord, kus olla. Ja et oleks hästi tore, kui seda ei tuleks. Ja noh, omalt poolt ma olengi ainult mõelnud välja selle, et alati hästi varakult kohtumised kokku leppida ja olla hästi konkreetne ka, et kui mul endal on plaanis mingil ajal puhkus seal, et kas me saame niimoodi kokku leppida. See on olnud nagu lahendus, aga jah, tahtsin lihtsalt selle korra välja tuua. Ja siis selline ka kirjalike dokumentide tagasiside andmine, et seal ka see konkreetne kokkulepe on abiks, et kes ja millal ja mis ajaks ja kes see tähtaeg päriselt ka kehtib. Et noh, äriplaanide puhul just, et see on see maht on päris suur, mis tuleb kirja panna ja isegi kui ma olen omalt poolt pakkunud mingisugused esialgseid sõnastusi ja asju, et siis alati ühingul endal on hästi palju veel vaja seal täiendada, lisada, et sellega tuleb siis arvestada, et selle jaoks nagu aega jätta, mitte viimasele hetkele. Ja nüüd, kui projekt saab siis ära tehtud edukalt ja igaks juhuks ma ütlen, et enamus kogemusi on mul olnud nagu väga meeldivad, et ma lihtsalt tõin nagu selliseid raskemaid näiteid siin täna välja, aga et enamasti me oleme hästi saanud nagu toime, kõik on nagu oma asjad tehtud saanud ja leidnud lisaks sellele, et see dokument on valmis nagu enda seest mingeid uusi asju või et mida peaks teisiti tegema, mis see kõrvaline pilk on andnud ja nii edasi. Aga et kui projekt saab tehtud, siis mina olen vähemalt alati öelnud, et võtke ka edaspidi nööbist kinni, aga et ka nagu ühendust võtnud, kuidas teil läinud on. Et mina näen, et nagu minu töö arengueksperdina ei lõppe sel päeval, kui see nagu arve esitatud saab ja projekt valmis on nii-öelda. Et kui ma olen juba nagu oma aega ideid sinna panustanud, siis vähemalt minul on nagu väga okei, kui te pärast ka korra helistate, küsite, et vaat me rääkisime sellest, et kas sul on mingeid mõtteid või et osadega me lähme ka edasi muidugi selle arenguhüppe vooru, kus nad siis hakkavad ellu viima näiteks oma äriplaani. Aga et kui ka nad seda ei otsusta teha parasjagu, et ikkagi nagu ma olen julgustanud, et võib ühendust võtta. See nagu on jälle muidugi, võib-olla kõik arengueksperdid ei ole sellest huvitatud, aga mina pigem näeks, et nagu võiks isegi rohkem ja vahel ma võtan ise ühendust, sest minu jaoks on oluline, kui ma olen juba oma aega andnud, siis et ma olen juba natuke investeeritud sellesse asjasse, ma tahaks nagu kuulda, kuidas teil läheb ja kui ma saan veel mingi mõtte asjaga kaasas olla või korraks nagu uuesti paika loksutada, et aidata, et kuhu suunas edasi, et siis see on ainult positiivne. Ja, et need olid võib-olla sellised olulisemad asjad, mis ma tahtsin välja tuua. Et arengueksperdid on selline hea võimalus teil väljaspool pilku saada, et kui te juba selleks raha saate ja kasutate, saate inimestele palka maksta selle eest, et see on hästi hea võimalus, et võtke sellest siis lihtsalt maksimumi. Aitäh! Aitäh, Aune! Et ma loodan, et sellest tänasest Aune jutust oli teile palju kasu, et päris palju tuleb küsimusi mulle seoses arengueksperdi kaasamisega, et minu meelest põhilistele küsimustele Aune täna ka vastas.
et nüüd on siis aeg veel küsimusi küsida, kes ei ole seda teinud. Oleme siis rääkinud täna tingimustest, oleme rääkinud taotlusvormist, uuest infosüsteemist, kus taotlemine käib ja siis oleme rääkinud ka arengueksperdiga koostööst. Et küsimusi võite ka teha mikrofoni lahti ja küsida, et ei pea chati kirjutama. Et võib-olla ma veel ütlen lisaks, et täna hiljemalt esmaspäeval paneme kodulehele sinna alamlehele ka siis hindamiskriteeriumid või selle hindamisjuhise ka välja, mis praegu veel kodulehel üleval ei ole. Et sealt te siis saate vaadata, tingimustes on küll hindamiskriteeriumid ja protsendid välja toodud, aga seal on ka siis sellised suunavad küsimused, et mida te saate üle vaadata, kui te taotlust täidate, et mida siis hindajad hindavad. Kas töötasu saab projekti sisse panna? Kelle töötasu, et kui ta on seotud projektiga, siis kindlasti saab panna, et võib-olla täpsustada küsimust. Jah, saab panna töötasu sisse. Kas on veel küsimusi? Aga kui küsimusi ei ole, siis ma väga tänan kõiki osalejaid. Jälgige siis meie uudiseid, anname teada kohe, kui taotlusvoor on ka siis infosüsteemis avatud ja seni siis vaadake taotlusvormi, võtke ühendust vabaühenduse konsultantidega ja vajadusel ka meiega ning head taotlemist. Aha, üks küsimus veel tuli, et kui suur protsent võib olla projektijuhi tasuks. Meil ei ole seda protsenti kuidagi määratletud. Et see on siis vastavalt teie töömahule ja töötundidele. Et oluline on see, et eesmärk saaks täidetud ja need kulud siis oleks põhjendatud, et see eesmärk täidetud saaks. Aga praegu vist küsimusi rohkem pole. Aitäh, Kadri, aitäh, Aune, aitäh, Sandra, aitäh, Henri ja siis kohtumiseni.